Tere! Täna siis teeme majoneesi. Oleme rääkinud korduvalt, et majonees ise teha on palju mõistlikum, kui seda poest osta. Esiteks me teeme seda oliivõliga, extra light'iga, et ta annaks liigselt oliivõli maitset. Paljud kasutavad ka puhast oliivi, seda neitseõli. Näete, kui minu jaoks kibedam, mõnele sobib. Teiseks läheb muna, mina kasutan praegu tooret muna. Küüslauk, Dioni sinep, kindlasti suhkruvaba. Eelistan ilma teradeta, aga saab ka teralistega teha. Ja tavaline sool, Himalaya sool, mina kasutan roosat soola, mina tavaliselt ei kasutan. Põhimõtteliselt lihtne. Muna läheb põhja kõigepealt. Siis sinna juurde läheb küüslauk. Ja luusikad natukene siis sinepit. Ja nii palju, kui ise soovid. Kui paneb palju, siis on sinepisem. Et lõppkokkuvõttes on kõik see enda maitse küsimus, kuidas teile asjad meeldivad. Nii. Ja siis õli käib siis niimoodi vastavalt, on hea võtta mõõdupuu järgi, et ühe muna kohta 200 millilitrit. Kui me tahame võrdlemisi nagu paksu, kui me tahame natukene vedelenud saada majoneesi, siis võib ka natukene vähem õli olla, et vastavalt selle õlikaugusega, seda saab ka pärast tegelikult juurde lisada, aga mina panen praegu oma enda salati kastmeks, siis ma teen kuskil 150 millilitri õliga. Et on olemas ka keedomunaga versioon, kus on vähem õli, rohkem vett, aga oliivõli vastu mul otseselt midagi ei ole. Soolga, siis võtad saomiksri ja nüüd on oluline see, et esiteks, et see küüslauk saaks sinna saomiksri alla ja teiseks tuleb algul vahustada seda muna selliselt, et siis ja pärast alles üles tõmmata, et algul muna saaks vahtu minna ja siis ta hakkab majoneesiks muutuma ja siis vaikselt üles poole. Niimoodi, kus hakkab juba vaikselt tekkima ja siis vaikselt tuleme üles poole. Ja siis võib juba täiesti segada, sest on juba korralikult muna vahtu löönud ja siis õliga ära segada lõhti. Kestab rohkem kollasemalt, saab teha ainu muna kollasega, mina eelistan kogu, on lihtne teha siukest salatikastet. Ja nii lihtne see ongi.